Riho Aljand, teine päev on möödas, kõik eestlased on ujunud. Kuidas oled praegusega rahul olnud? Ei ole rahul. Me oleme harjunud ikka olema aeg-ajalt poolfinaalides ja mõned korrad ka iga kord finaalides. Nii et selles mõttes see on heas mõttes rahulolematus, et nii ongi. Aga see, mis täna nüüd natuke Martin Liivamägil puudu jäi 200 meetris kompleksis, midagi ei ole teha. See on praegu see seis. Samas ilusti ujusid ju, väga kenasti ujusid Maria Romaniuk, kellele ei jäänud 800 Eesti rekordist puudu ja siin on ka varu sees. Maria alustas liiga aeglaselt, selgelt oleks pidanud tugevamini alustama ja Maria Harutunjan tegi sekundiga isikliku, nii et kui nüüd rääkida sedapidi jälle, siis loomulikult päevaesitustega olen ma rahul. Kui võrrelda meeste osakonda ja naiste osakonda, kes saaks parema hinde hetkel? Ma arvan, et hetkel on ikkagi meeste osakond ees, sest nii Martti Aljand kui Martin Liivamägi lõpetasid ju absoluutarvestus 20. koha peal. Et Tess Grossman täna ei õnnestunud nii hästi ja isiklikust ei puudu veel, nii et samas jälle päris huvitav saab olema järgmistel päevadel, kuidas meie naised jätkuvalt ujuvad. Palju võistluspäevi on veel ees, mis ootused on peatreeneril nendega? Ootused on alati ühed. Tööd ujuksid hästi ja ujuksid veel paremini, ületaksid ise ennast, saaksid edasi õhtutesse osadesse, poolfinaalides, finaalidesse ja nii edasi. Nii et sedasi me oma ootusi ootamegi. Kellel tundub kõige reaalsem võimalus poolfinaali või ehk isegi finaali pääseda? Ei oska praegu midagi öelda üldse Pjotr Dekterjovi võimalustest, sest tema on täiesti avamata viimased 3 kuud, ütleks niimoodi lausa. Martti Aljandil on väga hea positsioon 50 meetri rinnulöömises. Martin Alikve näitas 100 väga ilusat kiirust, nii et ka tema on seal samas kõrval 50 meetri rinnulöömises. Jääb üle oodata. Logistiline lahendus siin soojendusbasseini ja võistlusbasseini vahel on päris pikk tee. Kas peatreener võtab ka higimulli lahti, et kas on natuke halvasti korraldatud või ikkagi tingimused on kõigile samad? No iseenesest on higimull lahti siin juba mitte ainult selle 2 basseini vahel jooksmisest, vaid ka meil on siin natuke selles massaaži ruumis või saalis, mis see siin on tegemist veidikene kõrge temperatuuriga, ehk ventilatsioon ei ole piisavalt hea. Aga jah, see on üks raskemaid variante soojendusbasseini ja võistlusbasseini vahelises kulgemises, mis sportlased peavad läbima, et lugesin kohe esimesel päeval üle 90 trepiastet oli seal vahel ja circa 250-300 meetrit oli seal vahel. Kuigi tundub, et see pole midagi, siis tippsportlase jaoks, kes läheb soojendusel starti, on see väga suur koormus seal vahel, kusjuures mõned viskasid lausa nalja, et polegi nagu soojendust vaja teha, et käid selle tee natuke intensiivsemalt läbi ja oledki valmis juba starti minemiseks. Kergejõustiklased tegid siin Zürichi EM-il 3 Eesti rekordit, kas ujujad saavad ka silma pähe? Ühte ma näen täiesti potentsiaalsena olemas või tulemas. Kas võib avaldada ka nime? Ei, jätame selle statistikutele mõtlemiseks. Kui ta tuleb, siis avaldame, kas see oli see, mida mina mõtlesin või mitte. Ja kõik muud võivad tulla bonuseks peale, nii et praegu on see seis nii. Palju edu koondisele ja peatreenerile samuti. Aitäh.